podcasti Gümnalainel. Mina olen Joona Rajapuu. Ja mina olen Suvi Tammik. Siin saates kutsume me erinevatest koolidest gümnasiste, et nad saaksid tutvustada oma kooli, jagada kogemusi ja rääkida, mis teeb just nende gümnaasiumi eriliseks. Täna on meil külas siis 2 tiki õpilast. Palun tutvustage ennast. Tere, mina olen Eliise, õpin siis, lähen 12. klassi eestikeelsesse suunda ehk siis riikliku õppekaval õpin mina. Ja tere, ma olen Isabel, ma olen ka 12. klassi õpilane ning ma käin tikis IB suunas. Selge, ehk siis meil on erinevatest kategooriatest teile küsimusi ja ma alustaksin siis sellise küsimusega, et milline tunne on teil hommikul koolimajja sisse astudes, et kas see on pigem pingevaba või pisut rõhub? No see sõltub väga, kas on siis mingid kontrolltööd või ei, aga tavaliselt siuke pingevaba pigem, sest mul isiklikult IB-s mul on oma tunniplaan, nii et ma võin kooli tulla ka kella 9 ja siis kellega ei ole seal. Ja siis ma rahulikult kõnin oma klassi, inimesi ei ole, kõik on tunnis. Ja siuke väga iseseisev tunne on. Ja ma ütleks ka täpselt sama, et see oleneb päevast väga, et kui on midagi rohkemat, siis, mingid tööd näiteks, siis kindlasti see tunne ei ole võib-olla nii vaba kui tavaliselt, aga muidu ma ütleks küll, et tunne on pigem hea. Okei, aga kas teil on koolis ruumi, kus saab lihtsalt puhata või näiteks vahetunnis aega veeta? Ja, neid ruume on isegi mitu. No muidugi, minu isiklik lemmik on raamatukogu ja siis on, mis on spordijoones on igast asju. Ja meil just õpilasesindus pani uusi ruume juurde. Meil on ikka päris palju neid, kus saab õppida ja kus saab lihtsalt hängida. Ja, õpilasesindus ka tegeleb sellega väga, et oleks rohkem kohti. Väga tore. Aga kui te alustasite siis 10. klassi uute inimeste keskel, siis kas te kohtasite palju uusi inimtüüpe ning kui lihtne oli teil leida siis seda oma sõpruskonda? No minu meelest on ikka väga palju erinevaid inimtüüpe, sest see on siuke väga rahvusvaheline kool, kus on inimesi erinevatest riikidest ja siis erinevatest Eesti osadest ja siis inimesi on väga-väga palju, aga enda inimesi on ka päris lihtne leida, sest kõik tulevad sinna sama suunaga nende ees, sama mõttega ja siis on lihtne bondada inimestega just elu mõtte üle. Ja see võib-olla ka teeb asja lihtsamaks, et me oleme lennunud tegelikult kõik koos üsna palju. Meil ei ole justkui nagu eraldi klassid tegelikult, vaid on, aga meil on ühised juhendajad ja meil on need klassiõhtu tunnid koos, sellised õppekäigud kõik, et see võib-olla ka teeb asja lihtsamaks, et kui sa enda klassist võib-olla kedagi ei leia, siis võib-olla paralleelklassis ja teil on väga palju asju koos. A mitu inimest teil klassis on? Või et mitu paralleeli on nagu rõkiga ja siis mitu? Üks on rõkiga, üks on IB-ga ja mõlemas klassis on 20. Meil on 28. Meil on 25 vist. Okei. Kuni 30. Okei, aga natukene rääkides õppekorraldusest, et milline on teie hindamissüsteem? Need on meil erinevad nüüd. Okei, siis tahatagi tuua natukene võib-olla vahet rõki ja siis IB poolelt, et tutvustada ka neid natuke. No meil IB-s on 7-pallisüsteem, 7 on kõige kõrgem ja siis 0 on kõige madalam. Ja seda eriti 5-pallisüsteemiga võrrelda ei saa. Seal on siis see hinnatakse täiesti oma moodi, aga minu jaoks on 5, 6, 7 head hinded ja siis allapool on siuksed nagu saaks paremini. Ja need hinded tulevad siis kas siis kontrolltöödest läbi aasta ja siis mõned õppeaine hindavad ka nagu õppeaasta lõpus suurema kontrolltööga, mis võtab siis rohkema mahuga hinde. Aga põhikoolis on 8 nii teil, et kas see on lihtsalt siis välja võetud või kuidas? Tegelikult ma selle vahet ei tea, aga see kogu aeg muutub. Aga päriselt selles IB-DB-s on siis 7-pallisüsteem. Okei, selge. Ja aastahindad on siis ka 7 nii? Meil ei ole aastahindeid. Ei ole? Okei, selge. See on huvitav kuulda, et... Ja meil on 1-5 selline tubli klassikaline keskmine hindamissüsteem, millega vist enamus on tuttavad. Okei.
Selge. Aga kui palju pannakse teil päriselt rõhku õpilase arengule või kas et kumb faktor mängib olulisemat rolli, et kas see, kui palju te arenete või et lihtsalt nagu mis hinne teil lõpuks siis stuudiumisse jõuab? See ma arvan, et veits on natukene ka iga õpilase enda nagu mindseti küsimus, et ma ei ole veel nagu kuulnud väga, et see, kui palju õpilane reaalselt areneb, oleks koolile olulisem kui see, mis hinne sul lõpuks seal stuudiumis või e-koolis kirjas on. Aga kui õpilane ise mõtestab nii, et see on olulisem, ehk siis areng on olulisem kui hinne, siis ma arvan, et see on see kõige olulisem osa. IB-s on niisugune asi nagu predicted hinne, et siis 12. klassi poole peal sulle antakse see. Ja siis see on, kuna eksamid on lõpus, siis saad ülikooli just nende predicted hinnete järgi minna. Ja siis need annavad tavaliselt õpetajad, eks õpetajad arvavad, mis sa saad eksamil. Ja see on pigem selle põhjal, et kui hästi sa oled arenenud, et mis tasemel sa oled praegu. Siis ma ütleksin, et need jooksvad hinded, need on ikka kontrolltöö puhul, et kui hästi sa saad hakkama just selles kontrolltöös, aga siis see predicted hinne, mis tõeliselt lõpuks loeb, on siis rohkem selle arenemise peale. Selge. Aga kui te gümnaasiumisse sisse astusite, kas teil oli võimalik valida mõni konkreetne suund või valikaine isegi? Ja siis astudes saadki valida, kas sa lähed eestikeelsesse suunda või inglisekeelsesse, ehk siis vahe on tegelikult ju õppekava peamiselt. Aga eestikeelse õppesuuna või siis riikliku õppekava koha pealt nii palju, et meil valikaineid kui selliseid just kui ei ole. Meil on lihtsalt ained, mis on kooli poolt määratud meile, mis on kas siis sellised nagu Briti-Ameerika kirjandus või siis näiteks 10. me saime valida ühe loodusaine ja ühe sotsiaalaine vahel ja 11. saime ka valida mingite reaalainet, ühesõnaga, et meil on lihtsalt mingid ette nähtud ja me saame nende sees justkui midagi valida. Meil IB-s oli 10. klass eel-IB, meil olid ka valikaines. Meil sama valikaine, mis rõkiski, aga siis 11. algab see päris IB, kus sa valid endale aineid, et sa valid endale 6 ainet gruppidest ja siis need ongi nagu see valikained, et sa ainult õpidki neid aineid, mida sa päriselt tahad õppida. Aga kas seal siiski on sees nagu mingi kohustuslikud ained nagu matemaatika või? No seal on 6 alagruppi, et näiteks loodusained, seal on bioloogia, füüsika, keemia ja on siuke ISS aine ka, see on nagu loodusõpetus, seda tavalist. Siis on matemaatika, seal on 3 erinevat matemaatikat, mida sa saad valida. Kas sul on rohkem statistika või rohkem algebra, sa ise valida. Siis meil on keeled, A-keeled, siis eesti või inglise keel, B-keeled, prantsuse, saksa ja vene keel ja nüüd tulevikus on ka hispaania keel, mida meie kaheks ei olnud. Aga see on sotsiaalained, kus on ajalugu, business management, psühholoogia ja mis veel oli? Sinna käib ka see ISS, ta on 2 grupis. Ja üks on veel 6 on valikaine, saad valida veel kõikidest gruppidest, mida sa tahad. Siis sul on nagu aine, mida sa pead võtma, aga samas saad valida nagu millise neist. Okay. See on väga huvitav lähenemine, tundub põnev. Et aga kas teil on rohkem grupitöid või keskendutakse pigem iseseisvale õppele? IB-s on kindlasti rohkem grupitöid. Muidugi kirjutad selle seesid ka ja teed ise ka töid, aga seal on väga-väga palju grupitöid. Meil on igas aines vähemalt 2 korda kuus on meil grupitöö. Väga tore, mulle väga meeldib. Ja meil rõkis on ka rohkem grupitöösid, ma ütleks, mingid asjad on jah individuaalsed, aga pigem on rohkem grupis ja kui need ei ole mingid sellised hindelised asjad, siis need on sellised jooksvad tunnitööd väga palju grupis. Okay. Ma nüüd uuriksin ka pisut teie õpetajate kohta, et kui mitmekülgsed on teie õpetajad, et kas teil esineb nii rangema käega vanakooli kui ka tänapäevasema õpetamismeetodiga õpetajaid? Õpetajaid on erinevaid. Ma ei oskagi nüüd öelda, et kumba rohkem on, et selles mõttes ma arvan, et õpetajad muidugi vahetuvad ka, aga ma ütleks, et on ka selliseid, kes on vanakooli õpetajad tänapäevasema lähenemisviisiga ja on vastupidi tänapäevasemaid õpetajaid või siis nooremaid õpetajaid vanakooli lähenemisviisiga, et see väga varieerub, aga mulle meeldib selline tasakaal.
no kuna IB on siuke väga rahvusvaheline keskkond ja seal on vaja eraldi seda diplomit õpetajal, siis meil on rohkem siukseid modernsemaid tänapäevaseid õpetajaid, kes nagu tahavad midagi uut teha. Ja mul siukseid vanakooli õpetajaid ei ole, aga mõned õpetajad armastavad õpetada nagu selle IB curriculumi just vanade nagu harjumustega. Näiteks neil on kontrolltööd, mis ei loe, aga nad ütlevad, et nad loevad ja lõpuks on nagu, tegelikult see nagu see ei lugenud hindele, see lihtsalt proovi pärast. Ja no harjumused on ikka harjumused, aga pigem on ikka siuke tänapäevasem. Okei. Aga kui avatud või nii-öelda vastuvõtlikud on nii õpetajad kui ka juhtkond õpilaste arvamustele? Et kui teil on näiteks mingid ettepanekuid, mida muuta kooli juures või et kuidas neisse suhtutakse? Minu arust on ikka väga ettevõtlikud, et meil on õpilasesindus, kes alati kuulab ja siis juhtkond kuulab ka õpilasesindust ja meil kogu aeg toimub midagi. Ja näiteks need õppimiskohad koolis, mis just avati, see oli ka õpilaste tahe. See avati, et seal on ikka kogu aeg toimub midagi. Ja ma ütleks ka väga sellepärast, et ikka tõesti õpilaste ettevõtmisi on hästi palju kaasatud kooliilusse, mis on väga hea märk minu arust. Ja seda on hea kuulda. Aga mis on teie kooli eripära, mille pärast see siis teiste seast välja paistab? Peamiselt võib-olla ongi see IB õppekava, mida tasuta vist ei saagi õppida või saab ma kirjutasin selle peale uurimistöö ja ma peaks seda teadma. Igastahes Tallinnas ei saa. Nii et see on võib-olla kõige suurem nagu eripära ja muidugi ka see, et kui sa ei ole IBS, siis saad hästi palju seda Inglise, Ameerika nagu kultuuri ja igalt poolt seda tuleb nagu uksest aknast ja muidugi rahvusvahelisust ka. Ja ma lisaks ka, et just need inimesed teevad selle nii eriliseks, sest meil ei ole ainult Eestist inimesi, vaid meil on saadikute lapsi ja meil on klassis Rumeeniast, meil on Kreekast, meil on Hispaaniast, Itaaliast, meil on nii palju inimesi erinevatest riikidest ja see on nii huvitav kuulda, kuidas siis elu välismaal on ja siis kogeda neid erinevaid kultuure. Väga rikkalik kooslus. Jaa, absoluutselt. Okei, kuidas teie isiklik kogemus on olnud Tikiga, et kas jäite oma gümnaasiumi valikuga rahule ning kas pidite silmitsi seisma ka mingite üllatustega, millega te varem kursis ei olnud? Mina jäin rahule. Ma tulin väljaspoolt Tiki ja ei plaaninud absoluutselt tulla. See ei olnud üldse mul mõttes, kui sisseastumine hakkas, aga kuidagi läks niimoodi ja ma praegu ütleks, ma olen väga rahul. Üllatuste koha pealt ma vist praegu ei oska midagi tuua. Ma olen ka väga rahul, et ausalt öeldes ei olnud mu esimene valik. Kui ma tulin, siis ma tulin Tikist põhikoolist ja ma tahtsin väga vahetada oma ümbruskonda, et mul käis juba pärast 9 aastat see kõik närvidele. Aga ma ikkagi valisin Tiki ise ja ma olen väga õnnelik oma valikule. Mulle väga meeldib õppida just inglise keeles. Ma õppisin põhikoolis eesti keeles, siis ja see oli väga-väga hea valik. Mulle väga meeldib, inimesed on väga-väga torredad. Siis mulle väga meeldib see ka, et ma saan valida oma õppeaineid, et ma ei pea õppima näiteks füüsikat, mis mulle väga-väga meeldinud põhikoolis. Ma saan ise valida. Ja ma ootan kooli, sest see on nii äge, mulle meeldib. Ja ma ütleks ka, et ma käisin ühes teises Tallinna eliitkoolis ja kuulsin väga palju halba Tiki kohta seal käies, aga ma kuidagi võib-olla selles mõttes üllatusingi, et see ei olnud absoluutselt see, mis ma nagu ootasin või kuidagi kartsin palju hullemat. See Tiki vestlus juba oli minu jaoks kõige nagu positiivsem ja see võib-olla oli ka see põhjus, miks ma otsustasin Tiki kasuks lõpuks valida ikkagi. Tavaliselt räägavadki halb just need inimesed, kes tulid põhikooli, sest põhikool oli väga-väga raske. Minu arust teitsa mõttetult raske, aga gümnaasium on täiesti teistsugune. See on minu arust nii palju parem ja see on nagu gümnaasium peaks ka olema. See on raske, aga väga rewarding. Jah, väga tore kuulda. Nii, ja me lõpetaks siis kiire rapid fire'iga, ehk siis me küsime teilt kiired mõned küsimused ja te ei pea üldse mõtlema ja võite lihtsalt mingi vastuse tulistada. Ehk siis koolitoit, jah või ei? Jah. Mis on teie arust tund, mis võiks päevast kaduda? Füüsika.
ma valisin ikka mained, nii et mul ei ole midagi kaotada. Muidu valiksid ka füüsika vist. Kindlasti. Okei, noh, väga raske küsimus, te ei pea sellele siis vastama, aga võtame siis kohe järgmise, ehk mis on teie lemmikkoht koolimajas? Raamatukogu. Seega, aitäh. Okei, aga aitäh teile, et te tulite ja... Aitäh.